Me ei ole hetkel ei Prantsusmaal, Hispaanias ega Saksamaal, vaid Liia, kus me nüüd siis täna oleme? Pruuli kaskatalus olete. Ja see asub Võrumaal? Võrumaal Somerpalu vallas. Ja teie põhitegevuseks ja suureks hobiks on viinamarja kasvatust. Kust te selle pisiku saite? Ikka 45 aastat tagasi lõpetatud Räpina aianduskoolist. Aga kas siis mingisugune õpetaja oli nii inspireeriv, kes rääkis nii vaimustunud, kuidas seda võiks siin Eestis kõike proovida või omal käel või kus see nagu idee idanes? Seal olid ühe aiamaja seina peal viinamarjad, mida me ainult nägime. Me ei julgenud võtta, sest seal oli elas direktor ja meil jäidki nad maitsmata. Hiljem puutusin kokku nii Krimmis viinamarjadega veel. Ja oli teadmine, et viinamarju saab meil kasvatada. See oli kogu aeg. Meile ikkagi räägiti, et mõisate ajast on Eestis kasvatatud viinamarju. Aga kuidas see viinamari ikka põhjamaisesse Eestisse sobib? Meil on ju vähe päikest, niiske, siin praegu vihma sajab ja tilgub, et kuidagi kas mädanama ei lähe, kas nad ikka valmivad, tulevad head magusad? No see on ikkagi sortide valik. See on ikka aegade jooksul ja hiljem ka kontrollitud sellised sordid, mis meie tingimustes peavad vastu. Nii, hetkel me oleme millise sordi juures, et kui seda nüüd iseloomustada, siis on ta magus, on ta laua, on ta õue sort? See sort on Black Hamburg, teine nimetusega Frankenthaler, mis on juba väga ammust ajast ja mõisate ajast siin olnud. Ta on lauasort, natuke hilisem, aga ta on väga levinud sort siin. Kui lihtne seda viinamarja istikut kasvatada nullist on, et palju inimene peab vaeva nägema, et selline ilus suur puhmas, kus on ka ilus kobar peal, ükskord ikkagi reaalsuseks saaks? See algab ikka istiku istutamisest. Vastavalt kohale tuleb vastav sort valida, kas siis õue või kasumajja, seina äärde on sellised võimalused. Pruuli kaskatalu on rajatud kollektsiooniaiana, et saaks vaadata ja võrrelda võimalikult palju erinevaid viinamarja sorte ja sealt siis välja valida kõige maitsvamad ning meie kliimasse kõige sobilikumad sordid. Et kogemusi ja võrdlusmaterjali palju, oskab Liia ka alati algajale viinamarja kasvatajale nõu anda. Talu üks olulisemaid tegevussuundi on oma aia viinamarja istikute müük. Istikute tegemise viise on mitut. On kevadel rennvõrsikut võib maha painutada, mullaga katta, juurduvad, sealt lõigata välja hiljem. Võib sügisese tagasilõikuse pistokstest juurutada, kui need võrsed on hästi valminud, korgistunud, siis toimub ka juurdumine parem. Mõnedest sortidest on just selle tõttu raske saada paljundusmaterjali. Veel tehakse rohtsetest pistikutest suvel, kuid see vajab erilist hooldust ja tingimisi. Palju istikute maksumus võiks olla? Mingisugune vahemik. Erinevatel sortidel kindlasti on erinev, aga mis vahemikus nad kõiguvad? Ta ei sõltu sortidest, vaid ta sõltub ikkagi taimest. Kas on esimese aasta taim või on teise aasta taim 80-st kuni 120-ni siis. Aga millised need levinumad on? Näiteks õuesordist on ikka väga levinud silga, mis kellelgi ei tohiks välja minna. Aga pärast seda nad tulevad kõik otsima juba, et silga on lihtne, ta on lihtsalt nüansita, erilise maitseta mari, et on saadud proovida teisi ja niimoodi siis see asi kujuneb edasi. Aga millised on kõige popimad need kasvuhoonete sortidest, mida võiks välja tuua? Tahetakse suurt marja ilma kivita, varajast, ilusat. 100 sordist on 4-5 ainult ilma kivita. Samal ajal võivad kiviga sordid väga maitsvad olla ja tihti maitsvamadki.
aga milliseid tingimusi viinamari vajab näiteks, ütleme, mulla poole pealt või milliseid nüansse tooks välja, mis on need põhilisemad vead, mida inimesed kasvatamisel teevad, mille tõttu võib neil nagu istik untsu minna või ummistuda, mis iganes? Viinamari on tugeva juurestikuga, mineraalmulla taim. Esimesel, teisel aastal võib olla natuke rohkem teda hoolitseda, et ta ei läheks, saaks oma kasvujõu sisse. Hiljem ta ei jää nälga, teda ei pea eriliselt kastma. Ega väetisedki ei ole, need kasvatavad ainult rohelist massi ja leitakse, et rohkete väetistega ei tule ka head maitset nii veinimarjale kui muidu. No Põhjamaa viinamarja kasvatuse eelis on see, et me ei pea kasutama mürke, sellepärast, et siin ei teki tüüpilisi lõunamaal levinud haigusi ega kahjureid. Meie suurimateks kahjuriteks on herilased ja mingil määral hiired, kes võivad võrseid kahjustada. Hooaja jooksul kannavad pruulikaska viinapuud kuni pool tonni marju, mida alates juulist kuni novembrini noppida saab. Saabki piisavalt, et ka veini tegemist proovida. Aasta-aastalt on täiuslikumaks muutunud ka talu veinipruul, andes rubiinpunase värvi ning vürtsika maitsega veini.